õlapress Schmidt-kangiga, põhimõtteliselt sama liigutus nagu siis tavaline ülepeapress, aga siin lihtsalt see Schmidt-masin pakub niisugust stabiilsust, ehk siis see liigub mööda neid rööpaid. Mõlemad on väga head harjutused. Siin siis saab ka istudes teha, mis mõnele võib-olla meeldib, aga lahti kangi saab ka alustuseks, paned endale ilmselt need safety'd siia, ehk siis kui see enam üles ei jõua suruda, siis see kang jääb siia seisma. Ja mõnele võib-olla selle asemel, et siin pöörata, meeldib ka võtta siit alt, et panedki endale need veits sügavamale liikumisulatusest ja siis sul on mugav iga kord võtta ja üles suruda. Ja võid kasutada seljatuge, võid ilma, mulle endale meeldib ilma seljatoeta, siis ma saan natuke rohkem kehaga kaasa liikuda. Igatahes alumine asend on siuke, et küünanukid enam-vähem kangi all tuled nii sügavale kui mugavalt saad. Ilmselt kuskil kaela juures on okei, ei lasegi küünanukki siia taha, vaid küünanukid on tugevalt siin all. Käte laius enam-vähem niimoodi, et rusikad on võib-olla õlgadest natuke laiemad, pöial on võib-olla õlgade peal, rusikad on väljas. Ja nüüd istun selle kangi all enam-vähem ja nüüd surungi üles ja tõmban pea veits eest ära, et vastu nina ei saaks. Ja siis üles surudes lähen ise veits siia kangi alla. Tihtipeale niimoodi läheb selga väga palju pinget, kui siia taha jääd, ehk siis siia ülesse surudes lähed kangi alla, on ilmselt mugavam. Ja nüüd, kui alla tuled, siis tuled jälle natukene tahapoole, tuled nii sügavale, kui mugavalt saad ja surud uuesti ülesse. Ja nii lihtne ongi. Teed nii palju kordusi, kui jaksad ja kui jaksad juba liiga palju, siis lisad raskust juurde.